Tervist, lugupeetud publik! Alustame tänase jututoa saatega. Mina olen Eesti Nõidade Liidu Elva Nõid. Elva Nõia jõud ja tiitel tulevad Eesti Nõidade Liidu poolt. Ja helistada saate siia saatesse telefoninumbril 15182. Telefoniliinid on avatud, helistama saate hakata juba kohe. Ja kui nõid siin midagi räägib, siis see teie helistamist ei takista. Ma räägin pärast edasi. Saate helistada ikka. Tekst jäimgi ja nii edasi. Tekst iga kord, kui oli kord üks mees, osa on ju likvideeritu jäimgi ju. Ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikjalgi ja nii edasi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnudki ju, et publikule asetamine alfa riigel sisemusse 00 nüüd. Alfa riigel on haldjate ülitäht. Ja ravi eesmärgil 00 nüüd. Lisaks publikule ka gripiravi veel 00 nüüd. Gripp vohab edasi. Gripiravi läheb tarvis 00 nüüd. Ja veel ka COVID järelravi 00 nüüd. Ja ka kannatuste likvideerimine 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Ja tere hommikust. Tervist. Mina sooviksin ikka raviti jälle edasi. Jaa. Kõigepealt siis sooviks neerude detoxit. Maksa. Jaa. Ja siis neerude detox 00 nüüd. Ja maksa detox 00 nüüd. Ka neerude ravi veel 00 nüüd. Ja maksa ravi ka 00 nüüd. Ja kõhunäärme ravi 00 nüüd. Nii, kui teadvus on suunatud kuskile mujale, et teadvus on suunatud kõhtu, et kõhuga te saate tunda ja kõhuga te saate teada, mis kõhutunne ütleb, et niimoodi saate teada, siis pea jääb kõrvale, siis nagu pead ei oleks selles kasutuseski, mis ta peaks olema. Nii et seda on ka õpetatud küll, et kõhutunne, et tehke ikka kõhutunde järgi, siis mõtlevad, et missugune see peaks olema. Igasugu arvamusi on, aga kui kõhutunne on, siis see läheb selle peale veel, et kas kõht on tühi või kõht on täis, sellest sõltub, mis mõte tuleb või mis arvamus tuleb, mis ma nüüd tahaksin, mis ma tean. Ma tean, et kõht on tühi, siis sellest sõltub, mis tegema lähete. Et likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ka teadvuse detox 00 nüüd. Ja ikka ajukasutus 00 nüüd. Aju detox 00 nüüd. No siis seedesüsteemiga seegi oligi valesti ka juba, et kui, mis siin sai just öeldud, aga siis seedimisega korrast on ära. See on valesti mõistetud osa
just see, et kõhuga peab saama tunnetada. Et see võib teha ka selle, et tundub, et kõhus on midagi viga, sest et ei pidanud see olema teadasaamise koht, kõht, mis tunne on kõhu sees. Nii et kogu kõhuravi ka 00 nüüd. Ja ikka ajuravi 00 nüüd. Aju rohkem kasutusse veel 00 nüüd. Aju töösse lisamine 00 nüüd. Ka seedimise ravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Jah, ma kõigepealt tahtsin enne tänada veel ülimalt meeldivate ravide eest. Ja nüüd ma soovin ka abikaasale jälle. Nii. Ma soovin talle südame detoksit ja siis selle klapi ravi või ma ei tea, südameklapi. Kopsud veel, mis seal juures on. Nii, südame detoks 00 nüüd. Ja südame ravi 00 nüüd. No, mis seal on? Et keha on oma kuju ka muutmas, keha, mis näitab, et ta saab kuju muuta niimoodi ka väiksest suureks ja suurest väikeseks ja siis ka laiaks või pikaks või peenikeseks, siis see ei ole, elusolendile ei ole see normaalne, see ei ole kohane muutuda niimoodi mingisuguseks imelikuks asjaks. Haigused moondavad küll, jah. Et kehakuju moondab, siis süda tundub, et ei saa hakkama sellega. Aga see käib südame pihta küll, et ise ei soovita tegelikult olla selline, aga ei teata ka, milline peaks olema. Nii et veel, et südame ravi 00 nüüd, et süda ei saa ka keha järgi arvestada 00 nüüd. Siis jutt ka tema enda südamest, et tema enda süda, see on siis sellises seisus, et ta ei tea, missugune see peaks olema. Et ei peaks keha järgi joont võtma, likvideerimine ja südame ravi 00 nüüd. Muidu keha hakkab ütlema, missugune ta peab olema ja missugune ta süda peab olema, missugune ta südamelöök peab olema ja kõike hakkab dikteerima siis keha. Siis jääb endale selline pilt, et tal endal ei olegi midagi öelda. Et ei saa ka ennast parandada, sest keha käsib ja keha juhatab, likvideerimine, et ka mõistuse detoks 00 nüüd ja mõistuse ravi. Ja veel elu detoks 00 nüüd. Ja keha muidu dikteerib niimoodi, et keha saaks eksisteerida, mitte et see elusolend, mitte tema huvid, mitte et ta saaks elus olla, elusolend, vaid et keha tahab eksisteerida ja siis ta vaatab, kus ta saab, mis ta teeb selle jaoks. Kas või sinnamaani välja, et keha paneks ka varastama, sest et eksistentsiks see on vaja. Kui seal on, miks ta ei või võtta, siis keha ei näe mingisugust probleemi selles või ei ole mingisugust moraalset takistust või ka eetilist likvideerimine. Ja veel ka aju detoks talle 00 nüüd ja ajuravi 00 nüüd. Ja veel jõuetuse likvideerimine ja jõuravi 00 nüüd.
ja haigused eemale 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Sooviks veel kõhukinnisuse ravi, väga kõht kinni kogu aeg, ma ei tea, kas joontele või mis peab küsima, ma ei tea. Nii, see on teile siis? Nii, abikaasa. Ikkagi talle. Nii. No, üks asi, mida ise saab ka tarvitada, on C-vitamiin. Ja kui seda suures koguses tarvitada, võib ka pulbri kujul, siis see mõjub ka kohe soolestikku ja sisemusse igale poole kiiresti mõjub. C, nagu Caesar. Jah. C-vitamiini ja kui suures koguses tarvitada, kas või lusikaga sisse võtta korraga, siis see mõjub kohe kiiresti. Siis ikka ka soolestiku ravi 00 nüüd, seedimise ravi 00 nüüd. Nii, aga see, et on seisma jäämas või seisma jäänud lausa 00 nüüd. Et elu jääb seisma. Likvideerimine, veel eluravi 00 nüüd. Ikka edasi liikuma 00 nüüd. Ja veel ülddetoks 00 nüüd. Ja kogu organismi ravi ka 00 nüüd. Et kui asjad jäävad järjest seisma, siis tundub, et ei saagi korda, ei saagi liikuma, siis jääb ka organismis niimoodi ja kõik kogu värk, mis sees on. Tundub, et on igasugu asju, aga et see jääb seisma. No, et seisma jätvad haigusedki likvideerimine. Haigused ütlevad, et tuleb oodata, seista. Ikka liikumine edasi 00 nüüd. Eludetoks, rohki EMG 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Olete tänatud. Ja. Suur tänu. Tänan teilegi. Kena päeva. Veelgi publikule kannatuste detoks 00 nüüd. Ja ka kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Tere! Tervist! Mul on Aaviks Teravetelt. Mul on niisugune lugu, et eelmine kord jäi mul pooleli see asi, telefon lülitas välja ja enam kätte ei saanud. Ja ma mõtlesin, et proovin uuesti. Ja ikka. Ja siis mul on see asi, et mul on see rõga ikka roonides ja kopsus ja siis kui käin, siis hakkan niitama, et see on see suur matš, mis mul on. Nii. Likvideerimine veel ülddetoks 00 nüüd. Põletikku on sisemuses niimoodi mitte ainult kurgus, mitte ainult hingamisteedes, vaid sisemuses keha sees on palju põletikku. Likvideerimine, põletikude ravi 00 nüüd. Ka põletikude detoks 00 nüüd.
rohki ei, jah. Jah, võite rääkida ikka. Seljas on mul ka, siin Rihtlu piirkonnas on mul seal selgroos. Ta ei ole nagu selgroos, ta on nagu, mina ei saa aru, kus kohal ta on, aga valus on, kui ma seda istun ja olen niimoodi, püranud kõik põlvede peal, siis on väga hea olla, aga kui ma püsti tõusin ja käima hakkan, siis on nagu valus. Nii. Tahkus on selline, mis kangestab, et kui usute seda keha, usute seda füüsilist maailma, siis see saab takistuseks niimoodi, et see paistab teile ka keha peal välja. Muidu peaksite väljast vaatama, asjade pealt ei saaks aru, nüüd keha pealt niimoodi see teile on aru saada, et kui usute füüsilist maailma, siis see tuleb järjest lähemale, niimoodi muutes järjest kangemaks. Et ehk keha peal siis hakkab halb ja ehk hakkate märkama, et valus on ja ei meeldi see, mis see on füüsilisus, mis põhjustab valu, likvideerimine. No see on põletikus nagu seal. Aga vaimuravi, põletik ka jah, põletikude kohta juba sai veel vaimuravi 00 nüüd. Ja veel põletikude ravi 00 nüüd ja ka veredetoks 00 nüüd ja siis veel eludetoks 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ka valude vastu, valude likvideerimine. Ja aju detoks 00 nüüd, ajuravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja siis mul on käsi, vastas käsi on, tähendab õlast on nagu haige, ma ei tea, mul tehti vale ravi nagu öeldi, et on lihased põletik või kehas on rebenenud, aga hoopis tuli välja röntgeniga, et mul on hoopis luus midagi viga ja nüüd ongi see valus ja ma ei teagi, mis sa abistus. Nii. Ma ei tea üles seda kätt tõsta, tähendab, nagu mul tehti süst sinna ja siis nagu sa tabalu tagant on nagu kinni, niimoodi ma tunnen, et on kinni nagu tirib midagi kokku kasvab või mis tal on ja, aga jah, et see käsi on ka muidugi põletikud ja valus. Põletikku on jah, et sinna veel ravi juurde õlga 00 nüüd. Ja põletikude detoks veel rohki 00 nüüd. No, et see on ka osa sellest, mis nüüd ennem ütles, et füüsilisus põhjustab selle. Ja füüsilisus näitab, et väljapääse ei ole füüsilises. Asjad seisavad ette, jäävad seisma, takistavad. Jäävad valusaks. Sees ei peaks tundma selliseid asju füüsilisust, et sees on füüsilised asjad. Likvideerimine, ravi 00 nüüd, veel vaimuravi 00 nüüd. Et ka lihaste ja liigeste ravi 00 nüüd. No, et see niisama proovida liigutada ikkagi, mitte paigal hoida. Et kas või natukene. Ma võimlen ja liigutan seda ja teen ikka kõiki asju, võtan ust lahti näiteks ja. Nii. Ja, siis veel ravi 00 nüüd. Haiguse teemale 00 nüüd.
aga kui niisama jätate jah seisma, siis see läheb järjest kangemaks. ei no jah, ma ikka Likvideerimine. kogu aeg teen ja Liigutage ikka. maad ja kõik asju teen. Nii. Ja siis veel õlahaigused, likvideerimine, lihaste haigused, likvideerimine, 0 nüüd. Ikka ravi juurde, 0 nüüd. Ja et aju ka mõistab ja saab aru, et aju tegevus ka pidi olema vaimne tegevus, mitte kehaga kooskõlas, vaid vaimuga ja koostöös, 0 nüüd. Ma siin loen ja teen ikka ristsõnu ja niisugust asju ja. Ja veel ajuravi rohkemgi 0 nüüd ja mõistuse ravi 0 nüüd. Ja veel eluravi 0 nüüd. Eludetoks 0 nüüd. Nii. No siis läheb kergemini nüüd edasi 0 nüüd. Aga liigutage ikka kätt, jah? Jah. Ikka te saaksite mul seda ravivett teha, mul on siin 2-liitrine kann siin. Et kas veresoonte nagu puhastamiseks või? Veresoonte puhastamiseks. Üldse veel ravideks, mitte ainult veresoonte, et nõiutud vesi 0 nüüd. Ja ka veresoonte ravi 0 nüüd ja veredetoks 0 nüüd. Ka ajuveresoonte ravi 0 nüüd. Ja lupjumiste likvideerimine. Üks asi veel, näete, et füüsiline see muudab jõuetuks. No nii. Likvideerimine. Siis teated ka, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel neljapäeval, 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12 ja edasi 7. veebruaril Tallinna Merekultuurikeskuses algusega kell 12 ja 21. veebruaril Tartu Veespaas konverentsikeskuses algusega kell 12. Ja jututoa saates näete hommikul kell 7, 21. jaanuaril Tallinna nõida. Ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva Nõid kuuleb. Elva Nõid kuuleb. Ja lisaks publikule ka vaesuse likvideerimine 0 nüüd. Ja edasi rikkuse sisemusse 0 nüüd. Elva Nõid kuuleb. Ja Elva Nõid kuuleb. Ma paluks ülddetoksit. Ja ülddetoks 0 nüüd. Rohkiem 0 nüüd. Mõistuse detoks ka 0 nüüd. Mõistuse ravi 0 nüüd. Ja teile ka eludetoks 0 nüüd. Rohkemgi 0 nüüd. Ka eluravi 0 nüüd.
siis tundub, et jääte alla mingisugustele olukordadele, et tugevust sooviks juurde saada. Ainult tugevusega ka niimoodi ei saa, et ma olen tugev, siis ma lähen kõigest läbi lihtsalt. Sest et kui ei tea ja siis lähete, et ma olen tugev ja lähen läbi kõigest, siis tuleb ikkagi takistusi, et kui ei tea, mida teha ja siis lähete, teete valesti, siis sellest ei ole kasu, et ma olin tugev ja ma tegin valesti. Likvideerimine ja ravi 0-0 nüüd. Tugevuse ravi 0-0 nüüd. Seetõttu saab ka korrigeerida ennast. Ka mõistuse korrigeerimine 0-0 nüüd ja mõistuse ravi 0-0 nüüd. Ja kas veel midagi? Paluks veel liigsöömise. Nii, liigsöömise likvideerimine, liigse söögiisu likvideerimine 0-0 nüüd. Ja ravi 0 nüüd. Lisaks on, et mürke on sisemuses. Miks on niimoodi, et muudkui süüakse ja siis tahetakse veel ja ikka tundub, et pole saanud. Ja isegi kui kõht on täis ja isegi kui halb juba hakkab, ikka varsti on jälle nii, et nagu poleks saanud, tahaks juurde. Mürke on, mis panevad sööma. Mürke sisemuses ja likvideerimine. Mürgide detoks 0-0 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ravi 0-0 nüüd. Ja, ülddetoks talle 0-0 nüüd. Ja pea ravi 0-0 nüüd. Usinust mõtleks, et võiks olla rohkem usin, oleks rohkem tubli, aga ei näe mõtet, et mille jaoks, sest et kui teha tööd, siis tuleb keegi teine võtab selle ära, et parem hoida niimoodi vähesega olla rahul, et siis keegi ei tule seda vähemalt ära võtma. Kus ta seda teab? Jälginud on vaadanud. Lisaks Eestis levib ka selline arvamus, et kui on vähe, et siis jäetakse rahule vähemalt mõneks ajaks. Nii, likvideerimine ja ravi 0-0 nüüd. Hoopis kaitset vaenlaste vastu 0-0 nüüd. Ja et siis oleks ka julgust enda asju kaitsta muidugi ja ei pea sellepärast vähendama, et äkki tullakse, võetakse ära. Kui palju seda siin ikka on? Kas või väikest asja tullakse ära võtma. Likvideerimine, varguste likvideerimine 0-0 nüüd. Ja jõuetuse likvideerimine, jõuravi 0-0 nüüd. Ja aju detoks talle ka 0-0 nüüd. Ja ajuravi 0-0 nüüd. Ja siis tuleb julgus tagasi ka aju sisemuses 0-0 nüüd. Jõuravi 0-0 nüüd. Ja jõu lisamine 0-0 nüüd. Ja veel aju ka veresoonte ravi 0-0 nüüd. Ja hüpofüüsi ravi 0-0 nüüd.
Nii, kas veel midagi? Paluks talle ka need mürkide detoksi. Ja, mürkide vastu, mürkide detoks 00 nüüd. Jah, et inimesed ei tea, mis neil sees on, mis asja neile on antud sisse mürgid ja siis need mürgid tekitavad ka tahteid. Tuleb tunne sisse, ma tahan süüa. Mingi probleem on, sellele probleemile lahendus on täis kõht, ma tahan süüa, siis probleemid kaovad ära. Mõistus küll saab aru, et see ei ole mõistlik, et ei kao nad kuhugi. Aga näete, et mürkide mõju on selline likvideerimine ja veel ülddetoks 00 nüüd. Ja eludetoks 00 nüüd. Ja ka eluravi 00 nüüd. Siis talle ka kannatuste detoks 00 nüüd. Ja, kas veel midagi? Paluks veel töökoha detoksit temale. Temale, nii, töökoha detoks 00 nüüd. Siis jõudetoks 00 nüüd. Ja töökohas ka suhete parandamine 00 nüüd. No mis on ei viitsi, selline nakkuslik haigus ka, mis levib inimestel, et ei viitsi ja see hakkab nii hästi külge ja levib ühe käest teise kätte. Kas või vaadates, isegi kui keegi ei ütle, aga nad ütlevad ka seda, kuid käitumise pealt juba näidatakse, et ei viitsi. Ka selline haigus, likvideerimine, veel jõuravi 00 nüüd. Ja veel ajuravi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja, ja, tänan teilegi, kõike head. Teated ka, järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub juba sellel neljapäeval 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12 ja edasi 7. veebruaril Tallinna Merekultuurikeskuses algus kell 12 ja 21. veebruaril Tartu Veespa konverentsikeskuses algusega kell 12 ja Jututoa saates on 21. jaanuari hommikul Tallinna nõid kell 7 hommikul ja Lõuna-Eesti nõid 29. jaanuaril 10.45 algavas saates ja teateid vaadake kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Elva nõid kuuleb. Tervist. Ma olen alati teid abis andnud. Nii. Nüüd ma palun ka. Ja. Ja see, ma ei oskagi teile öelda, aga ma käisin õues ja ega vist inimene ei saanud aru, mida ta peab tegema või olema. Ja ma sain külma. Oli uhkus ja nüüd ma olen täitsa paistes. Ma ei tea, kas see on
kas sa nüüd hambast või millest, aga ma olen paistes, et ma ei tunne ennast ära ka. Nii. No, et külmetus on lisaks ka ehmatanud teid niimoodi, et ehmatusestki on paiste läinud ja siis põletik, mis on selle ehmatuse peale. Lisaks, et endaga ei peaks vastuolus olema, et mis asja ma lähen sinna õue. Kui oli vaja minna, siis oli vaja minna, et ei ole vaja kritiseerida, mis ma lähen sinna, kui külm on. Et see ehmatus ja siis vastuolud, mis on põhjustanud küll põletiku ja paistetuse ja likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Et ajuni välja läheb see ka aju põletikude likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Ja ajuravi 00 nüüd. Aju detoks 00 nüüd. Ka põletikude detoks 00 nüüd. Ja põletikude ravi 00 nüüd. Ka endaga suhete parandamine 00 nüüd. Ja ravi 00 nüüd. Ka elu detoks 00 nüüd. Rohki hemgi 00 nüüd. Teid ka veel kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Ka valude likvideerimine 00 nüüd. Ja veel ajuravi, hüpofüüsiravi 00 nüüd. Ajuveresoonte tugevdamine ja ravi 00 nüüd. Ja haigused eemale 00 nüüd. Ja, kas veel midagi? Ja siis ma palun Harry Potteri ja kompleksi uuendamist ja edasi minekut. No tähendab siis ravisid. Need Harry Potteri efekti ravi lisamine 00 nüüd. Ravi 00 nüüd. Rohki EMG 00 nüüd. Ja kompleks, mis hävitab eluravi 00 nüüd. Edasi lisamine 00 nüüd. Rohki EMG. Ja, mis veel? Ja siis see, kui see mõistus selle nüüd ravi sai, see söömine. Eks see on ju kõik mõistusest, kui inimene ei oska olla, siis see käsi läheb kuhugi ja jalad juhivad kohe külmatuskampi juurde. Et seda vähemaks, saaks kaalu kergemaks, võib-olla siis tuleb see mõistus ka teiseks. Nii, no siis ka mõistuse detoks 00 nüüd ja mõistuse ravi 00 nüüd. Siis ka liigse söögiisu likvideerimine ja ravi 00 nüüd. Hoopis mõistust, et oleks midagi mõelda, oleks midagi mõistuselist, siis ei ole tarvis tormata muudkui söögi järgi,
nii et mõistuse lisamine 00 nüüd, mõistuse ravi 00 nüüd ja teile ka detox 00, mürgid, mis panevad sööma, likvideerimine ja detox 00 nüüd. Nii. Ja veel ajuravi 00 nüüd. Ja, kas sellega kõik? Ma palun nahale ka ravi. Aha. Ma ei oska öelda, kas see on nüüd, mul on psoriaas, võib-olla see, et Naharavi ei ole ka nii nagu vaja. Ja. Niisugused kohad nagu nad on, need koldikohad vahele tekib. Ja mul on salvi ka niisugust teistsugust salvi, aga ei jätta. Aha. Nii. Natuke korraks paremaks ja siis tuleb jälle tagasi. Aha. Nii et ka kardate seda maailma ja siis ei ole päris kindel, mida see teha võib, mida see tegema hakkab edasi. Et on kartus maailma suhtes, likvideerimine, jõu detox 00 nüüd ja jõuravi 00 nüüd ja naha detox 00 nüüd. Naharavi 00 nüüd. Ja siis see paraneb 00 nüüd. Ravi lisamine 00 nüüd. Ja, kas sellega kõik? Ja siis tõsed on nii, kui nõelad algaks, siis vist kohe tuleb välja. Kas ma võin midagi sinna panna, mis teeks head? Praegu mul suus see melgi ja õli on paigeme peal. Nii. Kas seda panna näole ka? Ja, võib küll, jah. Kui on põletikude vastu, kas kummeli leotist sellist võib ka suus hoida, kui saate teha kange kummeli leotis ja hoida suus seda. Väljapoole põse peale määrida võite. Aga see, mul päris niisugust oma kummelit ei ole, mul on saialihiile. No. On see pakis see kummel? Ei, ta võib olla pakis. Ega mis siis sellest? Pakist saate välja ka võtta, kui tahate. Jah. Nii, et ikkagi kummeli teest on jutt 00 nüüd. Aga siis ka suuõõne ravi 00 nüüd. Igemete ravi. Aga vananemise vastu ravi 00 nüüd. Ja veel põletikude detox rohki EMG 00 nüüd. Ja põletikude ravi 00 nüüd. No nii, siis see paraneb seal. Te olete nii lahke. Nii. Käed teile. Ja, kõike head teile. Ja siis teate, et järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel neljapäeval 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12. Elva Nõid kuuleb. Hallo, Elva Nõid kuuleb. Tervist. Ja, kuulen teid. Ja üles kuivanud, suhtavkelt kuivab ja häired on ja... Väga viletsalt on teid kuulda küll. Viletsalt on kuulda või? Viletsalt on kuulda, jah.
nii siis, et siis teile ülddetoks 00 nüüd, et suu kuivus, no vee joomisega näete, see ei lähe ära, hoopis mürkide vastu tegutseda, nii et ülddetoks rohkemgi 00 nüüd. Ja ka suuõõne detoks 00 nüüd. Ja suuõõne ravi 00 nüüd. jah. Nii, nüüd on küll paremini kuulda. Nüüd on paremini, mina kuulan ka teid paremini. Jaa. Et mul jah, see suu limaskest ja kõik kuuled ja unehäired ja... Nii. Ja üleüldine kuidagi, ma tunnen, et mu keha ma tahaks seda üldist tervenemist või midagi. Ma ei tunne ennast üldse hästi. Ja vaat, mure on liigselt ka keha peal, et tahaks, et keha oleks paremas korras, siis tuleks alustada endast, et soovite endale, et endal oleks tervist, et endal oleks hea olla, mitte keha pärast muretseda, keha võiks jätta niimoodi kõrvale, likvideerimine 00 nüüd ja ravi. Ja siis isegi kui keha peal paistab, et on need hädad, et ka üleni keharavi küll 00 nüüd. Ja siis teile endale eludetoks 00 nüüd. Keha teeskleb, et ta on elus natukene aega, mõnikümmend aastat. Aga kui see süsteem ei toimi õigesti, tähendab need mürgid, mis on ka ajus, ajudetoks 00 nüüd. Ajuravi 00 nüüd. Rohkiemgi 00 nüüd ja ajuveresoonte detoks ja ajuveresoonte ravi 00 nüüd. Nii ja une küsimused ka, mis saab ka unedetoks 00 nüüd. Ja uneravi 00 nüüd. Ja mäludetoks 00 nüüd, mäluravi 00 nüüd. Ja mis seedimise ravi 00 nüüd ja neerude detoks 00 nüüd. Ja teile veel kannatuste detoks 00 nüüd. Ja kannatuste ravi 00 nüüd. Ja kuivus, liigse kuivuse ravi 00 nüüd. Ja eludetoks rohkiemgi 00 nüüd. Nii, kas veel midagi? Ja, mul lähevad jalad ka õhtuks tursesse just allapoole põlvi, et lähevad nagu paiste, et hommikul ei ole, aga õhtuks, kui ma töötan, ma põhiliselt püsti jalu peale ja siis
õhtuks lähevad allapoole põlve ja lasääred paiste. Nii, kui sisemuses on katki, parandame 00 nüüd, ravi 00 nüüd, ka jalgade ravi 00 nüüd. Jalgade taastamine 00 nüüd ja ravi 00 nüüd. Haigused eemale. Põletikude ravi 00 nüüd ja põletikude detoks 00 nüüd. Siis lisaks ka vihamist, mis on teie ümber lähedal, aga siis ka isegi kui tundub, et see on kaugel, ikkagi viha likvideerimine 00 nüüd. Viha vastu ravi 00 nüüd. Ka kaitset vaenlaste vastu 00 nüüd. Ja veel mõistuse detoks 00 nüüd ja mõistuse ravi 00 nüüd. Ja siis veel une detoks rohkieemgi 00 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Kas ma saaksin oma poja kohta ka, et teda te aitaksite, kui ma küsiksin teie käest? Ja, mis te soovite? Mu poeg saab kohe 36 ja ta lihtsalt istub kodus ja ta ei saa sealt välja ja ta ei suuda tööle minna. Ta on lõpetanud arhitektuuri eriala, kõik nagu peaks olema mõistus, justkui kõik on korras ja ta inimene lihtsalt ei tule välja. Väga hea laps, täiskasvanud poeg. Kas te saaksite teda kuidagi läbi minu aidata? Ei, mitte läbi teie, vaid teda ennast. Siis. Jah. Nii. Ta saaks jõudu ja omale tööd. Tal on kõik haridus, kõik asjad on olemas ja mingi pidur hoiab teda ja ta ei suuda nagu välja. Argus tähendab jõuetus on väga suur likvideerimine. Ka jõudetoks 00 nüüd. Ja jõuravi 00 nüüd. Ja ajudetoks 00 nüüd. Ajuravi 00 nüüd. Lisaks, mida nõid on siin rahvale võimaldanud, et osad on soovinud ka uut aurat, et kui seda talle, kas te sooviksite talle uut aurat? Jah, et ta tuleks oma toast välja ja läheks tööle ja inimeseks, et tal hakkaks elu hästi minema. Tunne, vaid ongi minul see, ta ei leia kohta oma elus. Ja siis vana aura ära, uus aura talle 00 nüüd. Muidu ei saa, jah. Muidu on kogu aeg see sama ja tundub, et iga asi on raske ettekäändeks. Ta ise ka, et ta on nagu mingi takistus, et teda ei lasta, ta ütleb mulle, et teda ei lasta kuidagi
No, tahaks, aga seda ei lasta. Nüüd nii. kuidagi aidake teda. Ja, nii et veel aju detoks 00 nüüd, ajuravi 00 nüüd, kannatustest ülestõstmine 00 nüüd. Kannatuste likvideerimine. Kannatuste ravi 00 nüüd. Ja ka psüühika detoks 00 nüüd. Ja psüühika ravi 00 nüüd. Ja siis nüüd on tal uus aura, siis see võimaldab paremaid võimalusi üldse. No ise ta peaks hakkama liigutama küll, aga nõitsid ravib ka ja parandab 00 nüüd. Et nüüd on palju paremad võimalused tal. Ja et ta hakkab liikuma ja liikuma edasi. Tõukata teda, et ta hakkab Nii, ja liikuma 00 nüüd. loobunud juba kõigest. No, kas hakkab liikuma rohkem? Veel ikka arguse likvideerimine ja ka lolluse likvideerimine 00 nüüd. Tarkuse ravi 00 nüüd. Ja ka teadvuse detoks 00 nüüd. Ja elu detoks 00 nüüd. Ja eluravi 00 nüüd. No siis hakkab vaikselt ikkagi liigutama edasi rohkem. No tore oleks. Ja eluravi 00 nüüd. Ja veel ajuravi rohkemgi 00 nüüd. Ja tööle 00 nüüd. Aga vaba maailm see on ju, et ega igaüks ise teeb, mis talle endale meeldib või mis ta soovib. 00 nüüd. Seda küll, Ja. aga lihtsalt, et ma näen, Ja, ei, tahaks aidata, aga Ja. ma lihtsalt ikka. ei oska. Ja, ei hea, Ma loodan hea, väga, et küsisite. et ta nagu hakkab tõusma sealt tuhast uuesti. Ja, 00 nüüd. Jah. Ja veel jõuravi rohkemgi 00 nüüd. Ja aju töösse 00 nüüd algus. Ja vaenlaste vastu kaitset 00 nüüd. Vaenlased eemale. Lisaks ka hirm eemale 00 nüüd. Ja hirmust eemale 00 nüüd. Nii, kas sellega kõik? Sellega on kõik. Ja, Loodan teie peale, et te aitate. ja, kõike head. Jah, kõike head. Nii. Ja sellega tänaseks saade ongi lõppenud. Järgmine Eesti Nõidade Liidu konverents toimub sellel neljapäeval 22. jaanuaril Pärnu Keskraamatukogus algusega kell 12 ja Jututoa saates Elvanõid on 26. jaanuaril kell 7 hommikul. Kuid ma vaatan veel graafikut, ehk leidub veel ennemgi aega ka neljapäeva hommikul. Siis selle kohta saate teateid Eesti Nõidade Liidu kodulehelt www.eestinõidadeliit.ee. Ja peatsete jälle kohtumisteni. Muidu Elvanõid Jututoa saates 26. jaanuaril esmaspäeval kell 7 hommikul. Sellega kõik.